siin doktor Heigo Ritsbeck, rahvusvahelise pühakatoliku kardinal. Ja me jätkame meie loengute sarja kirikust. Eelmisel korral me rääkisime või täpsemalt lõpetasime väga põhjaliku osa armulauast. Ja täna tuleksime ühe teise sakramendi juurde, mis on seotud just kristlaseks saamisega. Ja kristlaseks saamisega seotud kindlasti on siis ristimine. Mattuse evangeeliumi 28. peatüki lõpus on need tuntud sõnad ja Jeesus astus nende juurde ja kõneles neile. Minul on antud kõik meelevald taevas ja maa peal. Minge siis tehke minu jüngriteks kõik rahvad, neid ristides Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimesse ja neid õpetades pidama kõike, mida mina olen teid käskinud. Ja vaata, mina olen iga päev teie juures ajastute otsani. Väga olulise tähendusega on ka selles tekstis järgnevus Jeesuse korralduses. Kõigepealt Jeesus teatab, et tal on meelevald nii taevas kui ka maa peal. Ta on taevakuningas ja ta on ka maa kuningas. Ja tänu sellele, et Jeesusel on selline meelevald, annab ta oma jüngritele, kristlastele sellise korralduse. Minge, tehke jüngriteks. Kuidas me peame tegema? Ja järjekordki on siin paika pandud. Kõigepealt ristides neid ja teiseks õpetades neid. Ristime kõigepealt ja siis õpetame. No muidugi enne ristimist on ka veel mingisugune väike õpetus, kui on tegemist täiskasvanutega. Ja mida me õpetame? Õpetame kõike seda, mida Jeesus on jüngritele andnud, teada andnud. Ja see ristides ja õpetades oli vormel, mida varakirik võttis väga-väga tõsiselt. Vaatame kas või näiteks Apostlitegude raamatut. Kedagi ei loetud enne kristlaseks, kui ta oli ristitud. Apostlite raamatus ei ole mitte kuskil öeldud, et nii palju inimesi sai päästetud. See on 20. sajandi sõnavara. Ja me väga palju tahaksime seda 20. 21. sajandi sõnavara viia tagasi 1. sajandisse. Apostlitegude raamatust ei loeme, et nii palju inimesi tegi otsuse vastu võtta oma ellu Jeesus Kristus. Ei. Siin näeme midagi hoopis muud. Nii palju ristiti. Ja kõik teadsid seda. See oli teada ka väljaspool kristlikku kogukonda, et olla kristlane, see tähendas olla ristitud. Ja isegi kui me tuleme kristlaste tagakiusamise juurde, siis küsimus on, oled sa ristitud? Kui keegi oleks öelnud seal nende Rooma sõdurite, oi, ma sain eile väga auliselt päästetud, ma olen Jumala oma, siis see Rooma sõdur ei oleks sellele mingit tähelepanu pööranud, küsis, oled sa ristitud? Ei ole ristitud, mine koju. Olla ristitud. Vaatleme ühte küllaltki huvitavat lugu Apostlitegude 16. peatükist. Paulus on pekstud ja vanglasse heidetud. See sadistist vangivalvur on lasknud Paulust ja Siilast peksta. Nad on pandud ahelasse, nende ihu on verine. Ja Roome kombe kohaselt heidetakse nende veristele haavadele veel soola peale. Ja räpases kongis seal olles, mis nad teevad? Hädaldavad oma olukorra üle? Ei, nad laulavad kiituse laule Jumalale. Siis toimub väga ootamatu asi. Maavärin. Selle tulemusena nad saavad vabaks. Tuleb vangivalvur. Ja me teame kõik, mis seal sündmused vahepeal on. Ja siis, mis ta küsib Pauluse käest? Mida ma pean tegema, et saada päästetud? See on vangivalvuri küsimus ja Paulus jutlustab talle. Mis kell see umbes võis olla, kui see jõudis sündmuskäik umbes sinna? No me
arvatavasti, kui me vaatame need eelnevaid asju, mis kõik sellel päeval juhtus, see võis olla kuskil 3 või 4 juba hommikul. Selle päeva jooksul on väga palju sündinud. Õhtu jooksul, öö jooksul. Mehed on olnud üleval väga pikka aega, need on piinatud, nad on kuulutanud evangeeliumi, sõnakuulutusele on vastatud. Ja nüüd tuleb kogu see pere ristida. Miks? Oleks võinud ju natukenegi oodata. Paulus oleks võinud veidikenegi puhata. Mida see meile näitab? See näitab, kuivõrd oluline oli ristimine ja ristimise tähtsus. See näitab meile, kuidas varakirik mõistis ristimist. See on erinev sellest, kuidas tänapäeval paljud inimesed seda mõistavad. Nagu ma ütlesin kord, 1. sajandi Rooma riigis ei loetud kedagi kristlaseks, kes ei olnud ristitud. Kirik nägi sinu ristimises seda initsiatsiooni Kristusesse. Ja ka Rooma impeerium nägi seda täpselt samasugusel viisil. Nagu ma eelnevalt ütlesin, kui sind polnud ristitud, polnud mingit kartust, et sind lõvide ette visatakse või et sa gladiaatorite ette satud. Sind ei saanudki tegelikult märtrisurma saata. Tänapäevalgi on huvitav asi, et enamik sataniste nõidasid saavad väga palju oma potentsiaalset saaki just nimelt nende inimeste käest seni kaua, kui nad on ristitud. Ja kui nad on ristitud need inimesed, siis satanistid ja nõiad enam oma meelevalda ei saa niimoodi kasutada. Isegi on selliseid kogemusi olnud, et olukorras, kus laste vanemad ei ole kristlased, lapsed käivad teismelised näiteks mingitel noorte teenistustel, võtavad osa noorte tööst. No lapse vanemad ei ole selle vastu, aga nii kui lapsed või need noored saavad ristitud, olukord muutub täielikult. Paganad saavad ka sellest aru. Kui sa niisamu kirikus käid, okei, käi seal, aga ristitud saada, see on juba midagi muud. Nii et kui me tahame ristimist mõista, siis me peaksime aru saama sellest, mida siis üldse ristimine on. Mis see on? Vot see on see võtmeküsimus. Ja oleme ausad. Ma tahaksin ka teiega olla aus. Tänapäeval on kristlikus kirikus, erinevates kristlikes konfessioonides selle kohta 2 erinevat põhilist arusaamist. Esiteks võimalus on see, et kas ristimine on teatamine sellest, et mina olen uskunud Jeesusesse, Kristusesse. Kas see on teadaanne selle kohta, et mina olen teinud otsuse järgida Jeesust. Kas ristimine on minu tunnistus, minu pühendumisest Kristusele? Kui see on nii, siis mis siis toimub, kui inimesi ristitakse? Mida me siis teeme? See on tunnistus on siis milleski, mis on juba toimunud. Sa oled vastu võtnud Kristuse, Jeesus on sinu päästja, Jeesus on minu päästja. Kas sa pean saama ristitud, et öelda seda sulle? Kas on sümbol milleski? Sa paned mind vee alla, see on siis sümbol sellest, et ma surin koos Kristusega ja kui ma Jeesuse Kristus oma ellu vastu võtsin. See on minu tunnistus. Tunnistus sellest, mis on juba enne toimunud. Mis on toimunud minuga, see on juba varem toimunud. Ristimises ei toimu see. Ristimises ei juhtu erilist midagi. Ma annan vaid sümboolse tunnistuse. Ja maailmas on miljonid kristlasi, kes usuvad niimoodi. Aga on olemas ka teine võimalus. Et see teatamine, mille ma teen ristimises, ei ole mitte see, et ma olen uskunud. Sest kui mina teatan, et mina olen uskunud, siis olen mina see, kes kõnelen.
siis on see minu ristimine ja mina ütlen sulle, mis siis toimub või toimus. Teiseks võimaluseks on see, et mitte mina ei ole see, kes kõneleb. Jumal on see, kes kõneleb. Ja ristimisest tuleb siis Jumala teatamine tema teenimatust armust. Tema armust ja tema lepingust, mille kaudu tema on minu kätte saanud. Ja ta deklareerib, kui ta mind on kinni haaramas, sina kuulud minule. Nüüd siis ei ole nii, et mina räägin sinule oma pühendumisest Kristusele, vaid Jumal kõneleb minule tema pühendumisest minule. Ja tema pühendumisest minule toob minu ellu kõik need imelised tõotused seoses uue lepinguga. Mida ma siis võin teha? Mis on siis minu osa? Mitte midagi. Ristimine on Jumala idee. See ei ole minu idee. Ta ütleb, kui sa seda teed, siis mina ütlen, sina oled minu oma. Mina annan nüüd oma pühendumise sulle, mida mina teen sinu elus. Tema teeb kõik ja meil jääb ainult midagi muud ei üle, kui öelda aamen. Aamen, see on nii. Ristimine ei ole seega mitte minu tunnistus sulle, mis on juba juhtunud. See on minu allutamine Jumalale, mis põhineb tema teatele. Mina allutan ennast ja tema teeb midagi. See on Jumala sümbol ja tema teeb midagi. See pole minu tegu, see ei ole inimese tegu, see on Jumala tegu. Ja nüüd sa pead valima nendest kahest teooriast, kahest arusaamisest selle ühe. Mõlemat sa ei saa valida. Kolossa kirja 2. peatükis, salmid 11 ja 12 on kirjutatud. Temas olete ka teie ümber lõigatud kätega tehtamatu ümberlõikamisega, liha-ihu üldvõtmisega, Kristuse ümberlõikamisega, kui teid temaga ristimises maha maeti, millest teid ka ühes temaga üles äratati uskumise kaudu Jumala toimesse, et Kristuses on üles äratanud surnust. Näete, kaks asja on siin väga selged. Ristimine ja ümberlõikamine on omavahelises seoses. Teiseks, väga julgelt väidetakse, et midagi juhtub ristimises. Te surite, teid äratati üles. Kõigepealt siis seoses ümberlõikamisega. Esmalt kõneldakse sellest 1. Moosese 17. peatükis. Jumal tegi selle. See polnud mitte Abrahami idee. Jumal tahtis astuda lepinguosadusse Abrahamiga. Jumal andis märgi oma lepingust. Lepingu märk on Abrahamist. Jumal ütleb, see on minu. Võtame täna maailma kas või loomade märgistamise, kui lastakse nendele omaniku märk peale. Loom ei otsusta seda midagi. Omaniku märk on tema juures, ta kuulub kellegile. Ka orjasid märgiti niimoodi ära. Ka Rooma sõdureid märgistati niimoodi ära. Ja hiljemgi veel. See on märk lepingu osadusest. Jumal oli midagi teinud ja oli jätkuvalt nüüd midagi tegemas. Igaüks pidi olema ümber lõigatud. Kõik meessoost inimesed. Ka mitte juudid. See ei ole piibelik arusaam, et ümberlõikamine oli juudile omale tunnus. Ei, ka orjad lõigati ümber. Sest Jumal oli astunud osadusse. Sa võisid olla pagan timpaktuust. See ei põhinenud sellel, mida Abraham oli teinud, vaid mida Jumal oli.